No nii. Uus värske Toyota CHR elektrikas. Siin poiskorra tõi, et mine proovi sõita. No ma siis proovin. Esimene asi, andke andeks, aga need tankipilud ja kui ma nüüd minu silmade kõrguselt, ma vaatan mingit käetuge või seda käepidet siin, no mina ei saa aru, kes pagan teeb selliseid laskepilusid autodele. Et siis oleks mugav istuda, iste võiks olla kõrge, kohe saab 56 aastat elatud, oleks nagu mõistlik kuidagi niimoodi kõrgema istumisasendiga. Ei, pea on praktiliselt laes, et ei ole ma mingisugune koljat. 183 sentimeetrit on täitsa okei. Muidugi, ega need materjalid ei ole halvad, ei näe ta kokkuvõttes halb välja, aga see tänane Toyota disain, see on küll, minu jaoks on ta ikka täiesti arusaamatu, et miks seda tehakse, miks on selline nagu sealauda aken kergelt öeldes, vaadake, peatugi on vastu lage, ma ei hakka sinna taha isegi mitte ronima. Jah, siin on tõesti mingisugused panipaigad, mingid asjad on, kõik on nagu, teeb Toyotaliku häält nõks, ei tee mingeid imelikke piiksatusi, armatuur näeb ka nagu täiesti see infotainment või kuidas seda nimetatakse, suur, moodne, nagu nad kõik on väga hea. Siin keegi jälgib sind kogu aeg. Aga see, olgem ausad, minu jaoks on see Toyota disain, see uute Toyotade disain ja ka Subarute disain tänu sellele ikka väga küsitav, et ei ole kahjuks suurem asi fänn ja andku mulle need Toyota müüjad andeks, teie ju neid autosid ise ei tee ja Aikid ja Toyota ise ka neid ei tee, aga ta võiks siiski nagu natukse vaadata, et mis asja seal toodetakse või et kas see nüüd ikka päris jätkusuutlik, mõistlik disain ka on, et muidugi sõidab siin Nõmme tänavate peal suurepärane, ega siis Toyotalt ei olegi mitte midagi muud oodata kui suurepärast tehnoloogiat, tehnikat, kõike muid asju, aga sellest kõigest jääb lihtsalt karjuvalt väheks sellised auto, mida osta, mida ihaldada, mida tahta, milleks raha kulutada, lihtsalt peab äge välja ka nägema. Ja minu jaoks need Toyotad, siin on veel taga uks on veel enam-vähem, seest on polsterdatud, aga kuulge, see Aigo on ikka seest päris õudne kohe ja milleks üldse taga ustele neid aknaid teha, et sinna võiks ju lihtsalt värvitud pleki ette panna ja täpselt sama tulemus oleks väike laps sealt välja ei näe, väljast keegi midagi aru ei saa, kui on tumedatud klaasid ja nüüd me sõidame 43, sõidame 50-ga, refi müra tuleb sisse. Niimoodi, et ei ole ta ka mingi üübervaikne, aga vähemalt on positiivne ümmargune rool pluss Toyotale. See kunstnahk siin ei ole väga ebameeldiv. Ta ei ole loomulikult, sa saad aru, et ta ei ole nahk. Et ta on naftakeemia. Ei ole mõtet rääkida, et ta oleks mingisugusest taastuvast materjalist ja muud asjad. Muidugi siin on oluliselt koledam vanakene
kõrval, no mis oli ikka nii hirmus auto, et isegi lapsed olevat keeldunud, kui vanemad ostsid sellised lapsed olevat keeldunud tagaistmele istumast. Lihtsalt nii pime ja õudne kuutunda. No ka see siin ka, seest üleni must, see nagu mingis paganama koopas elad, et jah, ma olen kriitiline, ma olen väga kriitiline. Mulle lihtsalt meeldivad ilusad värvilised asjad, nagu näiteks siin on ilus värviline Hyundai Coupé. Lihtsalt sellest, et ta on autona hea, jääb mulle ikka karjuvalt väheks, et jah, praegu näiteks töötab jah, meil on siin 30, natukese läks üle, on piisavalt viisakas, ei karju, ei rabele, ei tee muid trikke, tähendab, et jaa, tehnoloogiliselt ma saan täiesti aru, miks Toyotat fännatakse, kindlasti võib ka Subaru samasugune olla, aga jumala eest, no tehke vähemalt selline disain, nagu on Highlanderil, mis on väga ilus auto, mis on minus ka ilus, on alati olnud Camryga, praegune Camry näeb väga okei välja. Nii, vajutame parkingu peale, põksti. Noh, kõik asjad on siin nagu loogilised, siit vajutame süüte välja. Kõik asjad toimivad, kõik on peeglist näeb välja ja on küll sükesed, noh, aga no tõesõna, noh, siin mul on pea laes. Ja seal taga aknast ka, noh, siit see välja vaade, ma siit võtan nüüd nurga alt. No midagi näeb, aga ega see on sükene. Ei, tore auto. Välimus on ka täiesti okei. Ma siit lähen välja, vaatame, kuidas siit nüüd saab. Välja on päris hea astuda, kuna iste on kõrgel. Noh, on nagu ta on. Aitüma, on nagu ta on.